Tere hommikust. Ilus laupäeva hommik talu peal. Täna mõtlesin, et võtan neid kaasas. Lähen trakat remontima või noh, põkat. Kõik ütlevad mulle kogu aeg, et see ei ole traktor, see on põkat. Ma tahan 2 silindrit, aga olgu siis. Nii. Põka mure on veel see, et ma võtsin kätte. Kui me selle ossime, siis peale seda ma tahtsin nüüd veits soolust teha. Ja esimese asjana, kuna siin kütust ei vähe paagis, siis mõtlesin, et väga hea. Lasen vanas olgi sealt kõik välja. Vahetan filtrid ära. Mõeldud tehtud. Ja nüüd enam ei käi. Tead, ma arvan, et probleem on selles, et siin on siuksed kopsikud, kus sees on filtrid. Esimene on settepott. Lihtsalt suur jama ladustab põhja, teises on filter ka sees. Ja siis seal üleval on siuksed tihendid, mis hoiavad seda potti kinni või seda vahet tihendavad. Ja mulle tundub, et kui ma need kokku panin, siis need tihendid olid veits imelikud, sest et kuigi need on kõik on hästi odavad, siis nad ongi sellepärast odavad, et nad on suht kehvad kõik. Või nagu, ma ei tea. Ei, need originaal-jupid olid samasugused seal Vene traktoril, et toidki kõik siuksed, et pidi ise näppima. Ja siis need tihendid ma arvan, et ei pea ja siis ta tõmbab õhku vahele. Et ma ei tea, kui ma saan, siis ma proovin käima panna ja näidata, mis ta teeb. Aga kui ei saa, siis ma on mingi video. Mina äkki ma panen siia. Et ta jah, teeb siukest lonkab ja ei lähe pöördesse. Ja siis ta mingi hetke sureb täitsa ära. Et esimese hooga ma mõtlesin, et ma võtan selle kogu kopsiku küljest ära, sest need filtrid käivad alt üles poole. Et ma võtan selle kogu kopsiku siit küljest ära, panen need filtrid ja asjad kõik ilusasti sinna külge ära. Kallan ülevalt nendest samadest kütusetorudest ta kütust täis. Ja siis panen käima ja siis vaatan, kas tõmbab veel kuskilt õhku või ei tõmba. Ja kui ikka tõmbab, siis ma ei tea, kus kohast ta tõmbab seda õhku. Eks siis mõtleme edasi. Esimese hooga jah. Ma proovin ta käivitada ja siis võtan need filtrid ära. Kui siit näha on, et siis selles ongi see probleem, et see tihend on, ta ei ole siin seeski. Ja kui see nagu uus tihend tuli, siis ta on nagu väike, ta ei mahu, ta on nagu selles mõttes, et sisering on väike, aga ta on liiga lai, et ei mahu siia sisse. Ja see teine on ka siit veits imelikult. Aga mulle tundub, et teine nagu pidas, aga jah, ma võtan nad välja ja üritan nad sisse tagasi saada, aga põhiprobleem on see, et miks seda koha peale ei saa teha, on see, et ta on nagu seda alt üles poole tegema. Siis ma mõtlesin, ma võtan lahti ja vaatan kõik need vassseibid ka siit üle, et mul on mingi, ma tellisin mingi unikute 5 erinevaid vassseibe. Saab kõik ära vahetada. Osad, mis on okeid, et mis vaja ainult lihtsalt nagu mingi puhastada, siis nüüd ma juba jätan isegi, et tal ei ole midagi viga. Lasen veel viili pealt korra üle ja aga siit jah, et siit need tihendid paika ja ma vaatan, mul on siuke uus mänguasi on ka. Liffi ja poleeri ja need rollod kettad lähevad otsa. So mõtlesin, ma saan sellega saan need vassseibi kontaktpinnad üle lasta, et kuhu nad lähevad, et nad kindlasti pidama jäävad ja siis võiks olla nagu hea. Aga jah, kui te nagu näete, siis põrnika põhi on mul töölauaks hetkel, et see on jõudnud ka siia ja nagu saavad talve ettevalmistused tehtud, siis peab hakkama sellega tegelema. Nüüd on juba peaaegu kõik on siin ja saab rahulikult hakata nokkima. Aga jah, ma üritan nüüd saada need siia sisse ilusasti ja siis need filtrikorpused kohe siia peale ka. Et siis saab nagu maas panna nad siia peale ja vaadata, et nad kinni jäävad. Ja siis panen traktori külge tagasi kogu selle krempli.
ma loodan, et siis peaks hea saama. Tundub, et väga hea, et ma selle lahti võtsin, sest et mida ma ei pannudki tähele, et siin tihendi all on veel üks tihend või nagu mingi jäänuk. Et see võis ka olla, miks ta kinni jäänud. Et puhastan sellega ära ja siis saab vast hästi tagasi. Eks see on nii, kui sa Vene traktori ostad, sa saad pool aega remontida ja teise pool aega käivitada ja siis võivad mingi osa isegi tööd teha sellega. Ja nagu ikka on hakanud õues vihmas olema. Kui on mingid asjad, mis kütusesüsteemi läheb vesi, et see ei ole hea. Ja siis alati hakkab vihma sisse olema. Aga noh, see on nii väike kogus, et ta tibutab sükest hästi õrnalt. Aga ma kruvin selle kokku ja vaatan, kas saab kütuse üles pumbatud ja äkki käima selle pilli. Mõni asi on veel imelik, nagu siin on üks toru, mis tuleb siit tagasi ja siin on nagu banjo see ots ja minu meelest peaks nagu siit poldist olema auk läbi, aga ei ole. No ma ei tea, kas nii peaks olema või mitte, aga eks ma panen ta nii tagasi, sest et ega mul ju midagi paremat siia niikuinii panna ei ole. Ja ma pean tegema ka seda, et need panen paika, selle panen paika ja siis kallama filtrit kütust täis ja siis panen alles torud külge. Siis tuleb kütus kiiremini üles ja läheb kiiremini käima. Keerasin, sain kõik need filtrid kinni siin, ma väga loodan, et sain. Võtsin, seal on siuke süsteem, et siis kui käsipumbaga pumpad, siis siit lükkab kütuse tagasi pihustisse. Ma peaks õhu välja pumpama. Tegin seda natuke, keerasin pihustite pealt otsad ka lahti. Nüüd panen natuke starterit, vaatan, kas sealt tuleb kütust. Kui tuleb, siis keeran kinni ja üritan käivitada. Pöidad pihus. Pöidad pihus. Seekord ma olin ikka kõvasti targem. Ma sain ikka kohe kütuse kätte. Eelmine kord mul läks ikka pool päeva aega enam. Käib väga ilusasti. Ennem oli ikka jättis vahele kõvasti, nüüd on korras.
või ju ikka ta tõmbas sealt õhku, muidugi ma lasen talle natuke soojaks käia, aga ma mõtlen, et korra ma võtmen asjad kokku. Nüüd järgmine asi on see, et see kõik, et siit nupust käima saaks panna starterist. Käi, poisi, käi. Me saame täna sõita või? Jah. Ma pean selle õhupuhast ja asjad veel tagasi panema. Aga no see on juba pool võitu, et ta läks nii kergelt käima. Ja töötab. Ma nüüd võtan kätte, panen ta korjama jamasid kokku. Panen ta käima natukeseks ajaks, las ta käib ja siis õhufiltri ka külge, siis tagasi, siis see on kõik okei. Õhufiltri võtsin ka laiali. See on see õlitüüpi filter, kus õli on põhjas ja selle puhastasin ära. Ja siis las ta tiksub natuke ja siis saab hakata järgmiste asjadega maadlema. Siin on nagu see elektrisüsteem, sellel on niimoodi, et siin on ratsitud mingid asjad tehtud. Starterist teda käima ei saa või nagu sest võtmes käima ei saa. Starterist otse kaabliga hetkel või juhtmega. Ja see on järgmine asi, millega ma tahan tegeleda, et vähemalt saaks nupus käima panna. See kuidagi kaabliga jamamine tüütab ära kiirelt. Aga noh, vähemalt töötab.